korras. Sellega on korras. Nüüd mul ei tule. Ära see suur ekraani. Aga sa lõika see välja. See lõika see välja. Ma ütlen soojenduseks ära, siis sa proovid uuesti. See oli niimoodi, et kui klient teab, et ta ei saa loodetud tulemust, kui ta teab, et ta ei saa seda tulemust, mida tahab, aga ikkagi loodab. Nii oli kuidagi. No, ootame siis. Äkka vaatad ja me ootame seda lauset, sest saame selle panna kohe podcasti algusesse näiteks. Me ootame seda lauset, saad suurelt ekraanil pikemat aega juba. Seda ei tule praegu. See tuleb pärast. Vaat see, no pressure. Võtad selle sama lause, mis seal oli. See oli juba hästi tegelikult. Ei, see on väga hea lause. Seda peab igale poole suurelt hakkama kasutama. No, mõelge välja. Mina ei tea üldse, miks ma siin olen. See on nagu selle rehvi reklaam on ees. Ma ei tea, miks ma selle auto all üldse olen. Teemaks võtame siis. No ma ei tea, mis te tahate. Mis teid huvitab? Mis teil südamel on? Mis südamel on? Jaa. No, tegelikult ma arvan, et see südame teema on ikkagi see, et see katusehitusnormid või nõuded, need võiks olla ikkagi see teema südamel. Ma ei tea, kas sa niimoodi või räägid seda siin või? No muidugi võid rääkida, miks sa rääkida ei või siis, kes siin keelab? Et see on nagu, tahad kvaliteetselt teha asju, aga tegelikult teised ei tule kaasa sellega, on. Ja kõik nagu mängivad selle hinna peale, et see hind saaks jumala eest kätte selle, on. Ja siis on nagu raske üldse kliendile mingit head asja pakkuda. Nojah, vaata, me oleme tegelikult rääkinud sellest, et tegelikult algab vist natuke kliendist, et see, mis oli sellel Kuressaares ju, see platsi, mis Merko ehitas seda teid, on ju. Seal oli ju see, et see klient ise tellis ju mingi pooliku lahenduse. Mingisuguse väiksema koormusega need teed ja siis pärast ütles, et Merko tegi nii halvasti ehitas. Mina tegelikult ikkagi ütlen seda, et see teenuse pakkuja on, see ehitusfirma on süüdi. Algab sellest professionaalsusest. No selge, sul on teema siis teada. Ja, et algab ikkagi professionaalsusest. Kui sa ei hari klienti, siis ta juba filmib, sa võid hakata... Klient ei oska, et klient ei oska tahtagi. Tal ei ole õrna aimugi, tal ei ole kogemust ja ta näeb võib-olla ainult seda oma eelarvet, aga mis ta selle raha eest saab tegelikult? Et kas see hind... mis ta nagu valis vastab tema ootustele, et võib-olla sel hetkel, kui ta see hanke või eelarve välja kuulutab, siis ta üldse pole õrna aimugi, mis ta sellest saab. Kõik pakuvad ühte, aga keegi ei tee selgitustööd. Keegi ei õpeta klienti. Minu arust on see oluline, et klienti tuleb harida. Kuidas meie kliendid tulevad? Ütleme need, kes päriselt tahavad head asja, siis ma harin neid. Ja see 25 aastat kogemust tuleb kasuks sellele. Et sa oskad ja sa tead läbi ja lõhki, milline see turg on ja mis inimesed saavad. Ja enne kõike ma ju võtan seda selles seisukohast, et mida ma endale tahaks. Noore inimesena ehitad endale maja ja sa tahad, et see katus kestab sul kogu selle laenuperioodi. Ja kui sa saad aru, et 30 aasta jooksul pead sa mitu korda ehitama, siis ma kindlasti valiksin selle kallima versiooni, et see laen kataks selle ära, et ma jõuaks 10-15 aastas sinna kohta, et ma pean uue laenu võtma, kallima intressiga, et ajas läheb ju see kõik ju kallimaks. Aga samas, kui sa nagu võidad selles, et sa võtad kohe natuke rohkem laenu, ütleme noore inimesena või
tellijana ja hakkad ehitama, siis inflatsioon sööb selle ju laenu ära. Alguses tundub sulle kallis, aga poole peal sa saad aru, et tegelikult ta ei ole kallis ja lõpus on täitsa odav. Aga kui sa nüüd poole peal selle 15-10 aasta jooksul saad aru, et sul on viimistus pekkis, kandekonstruktsioonid on mädanud, soojustus on vettinud, hakkad uuesti eksperte, advokaate võtma, sõdima ehitajaga, on ju. Et tegelikult mina näiteks sellises olukorras ei taha olla ja ma seda räägin ka kliendile, miks me saame kvaliteetseid asju kliendile pakkuda täna. Et see euro 2 või 3 tegelikult on täiesti sendid selle juures, et mõttetu kokkuhoid. No just, ja see on tegelikult ikkagi iga kliendisektori puhul ju sama, et ka olgu see riik või eraisik või kes iganes ettevõte on ja kes tegelikult oma finantse arvestades peaks tegelikult teadma, mis ta saab, on ju, kui ta ehitab selle raha eest. Halb asi on see tegelikult selle riik on kõige halvem tellija tegelikult. Kõige halvem tellija, seal ainult loeb see, et hind oleks madal. Noh, tegelikult see vist ei ole niimoodi päriselt, aga tihtipeale on vist väga suur nagu osakaal sellest paketist, et kes see võidab selle tellimuse on hind, aga see ei ole ainuke kriteerium. Noh, mina kui maksumaksja, me kõik oleme maksumaksjad, tegelikult ajab närvi see, kui riik teeb mitu korda asju ja need ei kipu õnnestuma, on ju. See tegelikult maksumaksjana on jällegi see, et me jõuame üksik indiviidi juurde tagasi, et me maksame. Eraisikuna ma teeks selle kohe korralikult, aga riik valib ikkagi selle madala kvaliteedi, et see ei kesta. Kui me toome Saksamaa näiteks, et 2-milline parapetiplekk alumiiniumist, bituumen rullmaterjalid on kvaliteetsed, või Brüsselis tegime katus seal. Vaatasin, et see, mis ennem tehtud oli jube hästi tehtud. Väga kvaliteetne. Jaa, aga mis hiljem tehti, siis see minu jaoks ei tundunud nagu väga kvaliteetne, mis Eesti riik tellis. Aga ma küsiks sellise küsimuse võib-olla siin vahepeale, et sa ennem rääkisid sellest, et okei, et näiteks võtta rohkem laenu, saada nii-öelda parem kvaliteet, aga tihtipeale on ju kitsaskohaks see, et kas sa saad parema kvaliteedi. Et küsitakse lihtsalt rohkem raha, aga ikka sama jama nii-öelda tuleb välja, et väga raske on ju tellijal, kes tegelikult ei tunne turgu, see õige klient või see mitte klient, vaid õige siis tööde tegija välja valida, et see on keeruline. Minul on see asi, et see mõte, et tegelikult ettevõtted peaksid selle usalduse võitma kõigepealt, on ju. Et oleks usaldus, sa tead, et see ettevõte raudselt ei vea alt, et ta kindlasti pakub head asja. See on see, et vali oma koostööpartnerit, on ju. Ja. Aga vaata, hea on ju ka tegelikult see, kui võib-olla on mingisugune tarkmees taskus ka, keegi, keda sa usaldad, on ju, kes on tegelikult ehitusega kursis ja midagi soovitab, on ju, olgu see keegi insener järelevalve, on ju. Aga siit me jõuame jälle sinnani, et tegelikult ega neid inimesi samamoodi on ju tuleb koolitada, ega nad täna ka liiga palju tegelikult on kinni võib-olla sellises Eesti tüüpilises ehitus, ma ei tea, standardis viisis on ju, et tegelikult neid uusi lähenemisi, uusi võimalusi on ja nad peaks ka nagu õppima seda. Mulle tundub, et see ega ehituse järelevalved ja tellijad on ka nõrgad, nad ei ole praktikud. Nad on selles vanas asjas kinni, et kui me oleme ühteviisi teinud, toome selle Soome katusestandardi Eesti EVS-i, siis nad ikkagi valivad selle mugava tsooni, et mitte riskida ja võtta uut asja ja katsetada. Ja läheb ju vana viisi ja sul ei ole mõtet uut asja nagu pakkuda, seepärast keegi ei võta sind jutule ja see on see mugavuse tsoon. Siit tuleb sisse see koolituste teema, on ju.
et tegelikkuses peaks siis tegema koolitusi, tutvustama inimestele ja kui nüüd siit nagu edasi mõelda, et võib-olla see teooria üksinda ongi nagu liiga vähe, et tegelikult paberi peal ja kuskil arvutist vaadates võib kõik sulle ükskõik mida rääkida, on ju, kõik ilusad jutud, on ju, aga kui sa reaalselt nagu katsud neid materjale, kui tegelikult mulle tundub nagu niimoodi, et need inimesed, kes on nagu reaalselt, kui me toome näiteks vedelplasti, on tegelikult seda ise näinud, kuidas seda paigaldatakse, pärast katsunud, kuidas ta jääb, on ju, siis ta saab aru nendest erinevustest, on ju, et mis on ühe või teise materjali eelis, on ju. Aga võib-olla sinnamaani nagu ei olegi nagu see neile nagu nii nagu söödav. Kõik on vaikselt. Okei, aga siis teeks sellise pulli, et juhataks sisse ka. Teeks sissejuhatuse ka ära, et tere kõigile siis, kes vaatavad meie järjekordset podcasti. Meie hüüdeid on kuulda võetud eelmisest podcastist ja täna oleme siis saabunud, ma ei oskagi öelda, kuidas me ütleme, katuseprofide ja Paupro kontorisse, on see õige nii öelda? On küll niimoodi, hea öelda. Et on siis meil siin Hillar ja Kristina, kes on omavahel võiks olla lausa sugulased kuidagi moodi. Ja Illarit kindlasti kõik teavad vedelplasti teemadel, aga nüüd viimastel aastatel on nad ka siis võtnud rullmaterjalid käsile, Saksa tootjalt Powder veel lisaks ja eks siin on, Illar ikka helistab mulle ja tal on ikka igasugused asju hinge peal tihtipeale. Ja noh, täiesti arusaadav, et eks meil siin neid kitsaskohti ei ole ja täna me mõtlesimegi, et istume siin ja kuulame, mis mõtteid on siis siin Illaril ja Kristinal ja ma usun, et tuleb häid mõtteid ja tuleb ka neid kitsaskohti esile, mis meil siin turul on ja vaatame, kus meil see tänane teekond siis viib, et ma tegelikult Illarit praegu ei kiusagi kohe algus, vaid ma küsin hoopiski Kristina käest, et räägi, et sa oled tegelikult ju siin selles ettevõttes või nendes ettevõtetes ju siin alles suhteliselt lühikest aega, et räägi natuke, kuidas sa siia sattusid siis. Kuidas sa Lilleke siia sattusid? No jah, et selles mõttes see taust mul küll ei ole ja kuidagi ehitusega seotud, aga sattusin ju sellisel viisil, et minu kallis abikaasa on kirglik ehitaja ja tema alati ütleb, et see, mis ta pakub ja teeb, on tema kirg ja ilmselt see kirg ikkagi siis mingil määral, ma saan öelda, on ikkagi nakatanud mind ka. Ja täna ma olengi siis, mis me siis arvutame siin 4,5 aastat äkki või varsti juba 5 aastat. Et ma just üks päev ka nagu avastasin, et aeg on tegelikult mega kiiresti läinud, et see 5 aastat on ju tegelikkuses pikk aeg. Aga samas see tundub, et tegelikult nagu polekski midagi. Ma oleks arvanud, et vähem tegelikult. Aeg läheb tõesti ruttu. Läheb ruttu, jah. Aga see on väga siuke teguderohke aeg olnud ja intensiivne, et gaasipedaali pole maha võetud, et see ja ütleme täna me võime öelda, et meil on ikkagi pereettevõtted, et poeg on hetkel sõjaväes ja tuleb suvel tagasi, et me oleme väga loodame jah, et ta liitub ka meiega. Et oleme loonud pereettevõtte ikkagi, et ja kõige tähtsam on see, et nagu Powder on pereettevõte, 167 aastat vana, et siis ma tahaks loota, et 10-20 aasta pärast meie ettevõte toimib samamoodi ja saaks seda usaldust ja kvaliteeti ja sama kirge edasi anda, nagu mul täna on siin. Siinkohal kohe mul tuli enda lapsepeal meelde, kuidas mul kasuisa kasvatas lilli, teda kutsuti lillemüüjaks, ja siis ta pani mind lilli müüma. Siis ei ole lillemüüjad saanud. Ei ole jaa, aga ma arvan, et sealt see võib-olla tuli see pisike ettevõtjaks saada ja ma arvan, et ma olin ka mingi 7 või 8 aastane, kui ma müüsin neid lilli. Ma ei osanud isegi lilli pakendada paberi sisse, et siis kliendid ise panid paberi sisse, vanemad prouad, et aga ma arvan, et sealt sai see ja ma arvan, et
15-aastaselt ma olin väga kindel, et minust saab ettevõtja, et ja kuna meie lapsed on kasvanud ju tegelikult selle möllu sees, siis ma arvan, et neil on see psika olemas, on ju. ma usun. No jaa, kindlasti, see mõjub kindlasti, et ütleme just, et see vanemate eeskuju ju, see on tegelikult oluline ja just, et kuhu sa seda last kaasa võtad, kas võtad ta nii-öelda tööle kaasa või mis siis toimub, et. Nii, ma poegu katusele pole võtnud. Ei, no nüüd olen jah, et viimased 3 aastat on ikkagi käinud ja teinud. Vist isegi rohkem, kui päris aus olla, jah. Et need suved on ta ikkagi ju töötanud. Ütleme, et vedelplasti ta on teinud, aga lamekatused on veel tal nõrk külg, et ta hullult tegelikult tahab, on huvitatud, et õppida ka lamekatust tegema, et eks siis ma arvan, siin mingitel koolitustel saab võib-olla kaasata teda sinna, kui katuseliit teeb. Ei, muidugi selge see jätkusuutlikkus tegelikult tuleb aina rohkem ju teemaks, et see on selge, et aga kui me räägime sellest, et nii-öelda tuleme võib-olla siia sellesse, ma ei taha öelda tänast päeva, me oleme kogu aeg, aga ütleme siin võib-olla sellesse ehitustemaatikasse rohkem sisse, et ennem oli siin juttu sellest ehituse, et teeme paremini ja teeme hästi, et küsikski teilt seda, et kuidas teha nii, et klient oskaks valida õige ehitaja lihtsalt öeldes. Et ta ehitab ühe korra. Väga lihtne on tänapäeval, teeme selle uhke kodulehe, eks ole. Klient vaatab, nii äge koduleht, kindlasti on äge firma, on ju. Tegelikult võib-olla inimene ei tea midagi sellest katuseehitusest ja ongi siis hakkab ruttu otsima kuskilt neid, kes talle mingi asja ära teeksid sellele kliendile, et sellist asju ju on meil siin turu peal ka, mis on hästi kurb, et kuidas sellist asja nagu vältida, on mingeid häid mõtteid äkki või kuidas võib-olla me saame liiduna midagi ära teha, et üks asi on see, et sa oled liidus, et me ei võta liitu selliseid tüüpe, on ju, aga just, et inimene ei või iga kord teagi otsida. Jah, tegelikult eks siin tänapäeva infomaailm on igasugust infot täis ja seda õiget teenust ja klienti või seda teenuse pakkujat leida on ikka tegelikult ülikeeruline, aga kindlasti mida meie täna teeme, me kõiki oma koostööpartnereid monitoorime, kui kaua kestnud on, kes seal juhatuse liikmed on, millega nad kus organisatsioonis nad on, milline see muster selle ettevõttel on, milline see, ütleme, ehitusettevõttel on kindlasti üks oluline, et kui vana ta on, kuidas need inimesed seal, kaua need inimesed töötavad, kaua nad töötanud on, et neid selliseid indikaatorid on väga palju. Et kui ikkagi on aasta tagasi tehtud ettevõtte, ühtegi töötajat ei ole, makse ei maksa, et siis koduleht on väga uhke, siis ma arvan, et see kuidagi ei tekita usaldust, et see, usaldus on see enne kõike, et tehtud töö ja see ettevõtte vanus on kindlasti väga oluline faktor. Maksukäitumine ilmselt. Jaa. Aga ma küsiks nii, et kui tõenäoline on see, et ütleme, tavainimene seda vaatab, kui ta läheb oma katust tellima, et tal on näiteks seal ongi see oma eramu ja kas siis ehitada või renoveerida, et teil on ju kogemus, okei, sa jälgid, et sa ei osta kedagi eest mingit jama, et ise ei korralda, aga just, et see kliendi jaoks on see 10 korda raskem, et tal pole kogemustki. Et kuidas sellega mõtled? Meie ise oma klienti, kes meilt küsib ja muidugi vaatame kõigepealt seda ka, et kas see klient on tõsiselt võetav, et kuhu me aega paneme. Et siis me ikkagi harime klienti, et mis ta saab, mis valikud on. Kõigepealt tegelikult see lähteülesanne kliendi poolt, et mis ta tahab saada, et kas ta tahab 10 aastat vana katust või tahab 40 aastat, et
ja siis tuua talle välja, et milliste toodetega on võimalik seda saavutada, on üks teema. Ja kindlasti on see kogemus ka, et see aastatepikkune kogemus, ma arvan, annab kõvasti, aitab kaasa, et tood näiteid, kuidas mingil objektil läks. Ja ma arvan, see 25 aasta jooksul oled nii mõndagi näinud ja oskad objekte näiteks tuua kliendile, et ta suudab kohe aru saada, et mis ta sellest saab ja mis see maksab, on ju. Aga tuleb mingi kaabakas ja ütleb, et ma toon ka näiteid. Toob sulle, vaata, mõtlengi, et kas meil oleks mingisugust mehhanismi nii-öelda, vaata selle vastu, et vähendada seda kliendi muret või õigemini hilisemat pettumust pigem, kui ta ei valinud sind. Ma mõtlen just sellest seisukohast, vaata, et sa räägid küll, on ju, et nii ja naa, on ju, aga ütleme, et see näiteks sinu puhul näiteks maksis see 10 000, tuleb mingi teine, on ju, ütleb, et temal on 8000, siis otsib mehed metsast, neile maksab 2000 ja 6 paneb tasku nii-öelda. Ja klient saab mingisuguse jama tegelikult. Et kas meil on mingit varianti? Ma mõtlen, et kas tegelikult need samad variandid või et kus sa meid suunata tahad, on see, et kas on siis nii, et katuseliit paneb templi peale ja ütleb, et see on usaldusväärne katusettevõte näiteks. Või siis, et selle ettevõtte töötajad on läbinud katusekooli, nad teavad asju, kuidas asju teha kvaliteetselt nii, et nad kestavad. Et midagi sellist, eks ju. Aga see ikkagi taandub lõpuks sellele, et klient peab tegema mingisugust seda backgroundi. No vaatame, kui palju katuseliidul neid liikmeid on, et kas kõik on nagu ausad ja siiraste mõtetega, on ju. Et tegelikult on päris keeruline olukord, on ju. Et ühed nagu tahavad kindlalt kvaliteeti, et millest nagu alla ei ole mõtet teha, on ju, et pigem loobuda. Teised teevad iga hinnast, vahet ei ole, mida nad maha panevad. Et tegelikult on väga selline keeruline olukord. Aga tegelikult võiks ju olla, on ju, selline kvaliteedimärk. Katuseliit soovitab. Et kas me saame liidu liikmetel nagu teha niimoodi, et liit annab sellise templi nagu usaldusväärne ettevõtte. Sellisel, siin me läheme juba väga nagu suurele lainele. Ma päris seda küsimust nii ei mõelnud, aga sa muidugi, Kristina, tõid selle väga maa peale selle minu küsimuse, ütlesid, et okei, aga andke meile siis selline märk, on ju. Ma küll mõtlesin midagi ilusamat, roosat, et klient saab kuidagi teada. Aga väga hea point tegelikult, et kas me saaksime siis liiduna teha nii, et sa praegu viskasid selle palli nii-öelda minu kapsaeda kohe, et tee nüüd midagi, mis ei ole üldse halb mõte. Et kui me saame seda kuidagi teha liiduna ühiselt, et sa küsid, Millar, et kas äkki siin see, et head jallad ja kvaliteetsed ja vähekvaliteetsed, mina ütleks nii, et liidu liikmeskond ikkagi väga selgelt rõhub kvaliteedile, et kes rohkem, kes vähem, aga ikkagi kõik tahavad teha oma teadmiste oskuste piires hästi ja eks liit siis üldiselt läbi nende koolituste katsub kõikide seda taset tõsta. Ma olen näinud tegelikult väga ilusaid katuseid, et ma nimesid ei nimeta, aga materjal minu silmis nagu tõmbab kohe kogu selle ilu maha, et käekirjani ja kõik on väga hästi tehtud, aga see materjal on kohe nagu error. Ja kui sa lähed 10-15 aasta pärast selle katuse peale, siis sa saad aru, mis see katuse kate teeb, on ju, kuidas ta käitub. Et siin ikkagi on see, et kas me tohiksime lasta nii madala kvaliteediga tooteid üldse paigaldada, on ju? Selles mõttes küll jah, et me omavahel tegelikult oleme rääkinud, et mingis mõttes sellise madala kvaliteediga materjalide paigaldamise puhul, kus me ju tegelikult näeme ette, et see olgu see katus või trass või mis iganes kestus on ju tegelikult lühike, on ju, arvestades seda katuse või seda maja eluiga, siis me nagu omavahel oleme rääkinud, et tegelikult see on nagu natuke kuritegelik kliendi suhtes ka, et me pakume siis mingisuguse teenuse, on ju, kui me ise teame, et see
see tegelikult ei kesta nagu nii palju, kui ta võiks, kui teha mingeid samme, valida paremaid materjale, võib-olla ka nagu Illar ütleb, et tegelikult on head tegijad ju olemas on ju turul, aga kui see tegija ka veel ei ole nagu kvalifitseeritud on ju, et siis on nagu probleemid kerged tulemas. Siin mul on 2 teemat on, üks teema on see, et kus me Marko käisime nüüd selle viimase kortermaja peal on ju. Juhatuse liige ja inimesed seal majas on tegelikult püha viha täis, maja 5 aastat vana ja need vead, mis ma välja tõin, inimesed pole harjunud, pole isegi raha kogunud reservi, et neil on katus läbi on ju. Jah, et tegelikkuses ja suured ettevõtted teevad niimoodi, arendajad, ehitusettevõtted teevad niimoodi ja tegelikult see 5 aastat on nii lühike aeg, et just 5 aasta pärast tulevadki need vead välja ja sul ei ole kellegi pretensioone esitada. Et tegelikult minul nagu isiklikult tekib frustratsioon selle vastu, et see on täielik kriminaalne tegevus. No. Jah, inimesed ise ju räägivad sellest, et nemad ei ole arvestanud, et nad peaks nii, ütleme, ma tahtsin öelda noore, aga tegelikult aidake nüüd uue hoone puhul koguma seda remondifondi üldse. Ja see sama, et räägitakse, et see maja on A-klassi energiamaja, aga hoolduskulud on nii suured, et täiesti nonsense on. See nagu müüakse sulle A-klassi maja, et justkui kõik vinge energia säästlik, aga tegelikult sa pead hakkama kohe laenu võtma ja seda remontima. Jah, see on teema, see maja, ja need paljud teised on ka analoogsed ju probleemsed, et see liiga varane remont või aga mis paberi peal kirjas on, me kõik teame, seal oli kirjas kortermaja 50 aastat ju. Me kõik teame seda. Aga teine teema on need ventsahtid. Nendega peaks tegelema päris tõsiselt, et ma nüüd kas nüüd Saksa sealt Bauderist küsida või Messilt, et seda infot, et kuidas nemad ventkasja teevad, seepärast, et antud maja, millest ma rääkisin, me teame, et rohkem kui 50% need ventkaste on mädandanud. Ja sinna tekib see niis, et see on nii nõrk koht, et ja tehakse ikka edasi. Ikka vahet ei ole, on ju. Et see tahab nagu selgeks tegemist. See tahab lahendamist, see probleem tahab lahendamist. Jah, et see minu arust on üks kõige nõrgemaid lülisid siin Eestis, mis tehakse nende ventsahtidega. Ventsahtid on kindlasti probleem, jah, see ei ole kahtluski, et see on meil sellest OSB-st või mingist vineerist ja need on kõik mädad peaaegu. Väga vähesed, mis ei ole, ta on kuidagi eriti ventileeriv või siis ta on kuidagi, et sinna ei lähegi seda niiskust, aga tavaliselt see nii ei ole, et MQ probleem muidugi on, jah. Aga ma siin ennem tekiski see mõte, siin läheme selle eelmise teema juurde tagasi see sama, et katused on läbi siin 5 aastat ja uued majad ja ongi kõik, et hakkame juba peaaegu et kapitaalset remonti tegema, mis on väga masendav. Mõtlesingi siin, et näiteks, et mis me siis teha saame, et liidu liikmed pakuvad pikemad garantiid. Ja seal asi, mis meil Eestis ei ole, on näiteks see hoolduskohustus, tähendab mitte, et sul on kinnisvarafirma, kes hooldab ja ta ise ka ei tea, mida ta hooldab, vaid tegelikult see sama katuseettevõte peab jätkama hooldust, mis on olnud meil nagu jutuks siin, aga meil ei ole nagu seda veel selget nägemust, et kuidas see peaks käima. Meie täna anname oma töödele 5 või 10 aastase garantii, kui me teeme täistehase lahenduse, on 10 aastat kindlalt. Saksamaal Bauder annab 20 aastat garantiid, aga see on tehase garantii. Ja ma arvan, et kui see garantii periood nii pikaks läheb, siis tahes tahtmata oled sa sunnitud kvaliteetsemad materjale kasutama, et ei ole võimalik nende madala kvaliteetiga materjalidega nii pikka eluiga saavutada ja mingi jumala õnne poolest võib-olla, kui päike ei paista peale kuskil nurga taga, ta kestab tõesti 30 aastat.
aga kui on ikkagi päike, tuul ja siis katusekatte lihtsalt sulab seal üles. Ja no ma ütlen katuse ehitajana, kui selles garantii juurde tagasi tulla, siis tegelikult see garantii, sa saadki südamerahuga seda garantii pikema anda ju, sest kui sa käid iga aasta, ma ei tea, ette on nähtud päris mitu korda käia katusel ja seda hooldada, aga kui sa käid ka korra ja tegelikult vaatad kõik need liited läbi, viigud, mingid nõrgad kohad üle, siis tegelikult ei ole probleemi anda pikka garantiid. Ma olen 100% nõus, et minagi, kui ma varem ehitasin, siis ma andsin küll PVC puhul sellepärast, et selle ühe sai, see oli ikkagi parem kui see Vene materjal, mis siis sel ajal turul oli, kui mina ehitasin veel, et siis ma andsin ka kohe 5 aastat. Just. Et või siis tõesti, kui oli see kõige kallim, see Vene materjal, sellega ma andsin ka tegelikult 5, aga ei olnud probleemi, tegelikult ei ole. Ja kestavad, jah. Kestab muidugi, aga just, et see mõte, et tõesti äkki me peaksime minema sinna suunda ja hakkamegi rääkima 10 ja 20 aastastest garantiidest, mitte siin 2 või 5 aastastest. Täpselt, jah. Et ja ma arvan, et see tellijad teadvustama, et sellised asjad on olemas ja reaalselt see maksabki võib-olla sul sellele võib-olla 5 või 10% ainult kallim ja sa saadki selle meelerahu, et sul ei ole vaja remondifondi hakata koguma, vaid sul on see asi garanteeritud. Et see ja sellisel juhul väga tõenäoliselt ei saa, nimesid nimetamata ja väljendeid ütlemata jama teha lihtsalt öeldes, et ärme vandume hakka, on ju. Aga see tundub mulle täiesti vägagi loogiline rohi sellega, mis toimub täna. See ongi see sama rohi, mida me praegu arutame siin. Et sellest jamast välja tulla. Et sa oled sunnitud, kui me vaatame täna neid tooteid, mida kasutatakse 99% ilmselt, et siis nendega hakkavadki probleemid. Esimese 2-3 aasta jooksul tekivad võib-olla probleemid ja see probleem võib-olla on, aga ta on väike ja tegelikult ta süveneb, ja siis on juba garantii aeg läbi. Tegelikult nad hakkavad juba garantii ajal lekkima, aga seda on võimalik niimoodi, et käid ja paned silikooni ja sellega siis saad oma selle garantii aja lõpuni. Pärast tõstad käed üles, mina ei tea enam midagi. Et nüüd vaadake ise, ma olen käinud siin silikoonimas iga aasta, et nüüd vaadake ise, kuidas te selle jama korda teete. No ja paar aastat kannatab silikooni vist ära, eks ole, just nimelt seal ongi see ja see väga selgelt ka väljendub selles, et see silikon on võluvahend ikkagi jätkuvalt kahjuks, et tegelikult ju ma ei tea, silikooni ei tohiks üldse kuhugi katusele panna, et peaks olema ikkagi mingid liimid ja mingid tõsisemad massiksid. No ma olengi näinud ju, ma ei hakka nimetama nimesid, on ju, üks suur ettevõtte. Lätlased käisid Makroflexiga katust parandamas, lame katust. Nad olid sellist tehnoloogiat kasutanud, mida tegelikult ei ole ükski katuse norm ei näe ette. Nad oma loomingut teinud ja siis linnud käisid nokkimas, sarnane olukord nagu lennusadamas ja siis parandasid need augud Makroflexiga. Garantii ajal ja nüüd siis tellija pöördus minu poole, tee midagi. Et aga selle jama ja selle supiga ei ole mitte midagi teha, sa võta kõik üles. Ja, see tihtipeale tulebki ju telljale külma dušina või šokina, et kõik, et sul ei ole mõtet hakata remontima. Et kehvamal juhul ongi sul see 5 või 10 aastat katus vana, paremal juhul on ta siin 20-25, aga see on praegusel juhul, see 25 on igal juhul hetkel nende materjalidega, mis on varem tehtud, selle katuse elu ja lõpp nii või teisiti. Et see on nagu fakt. Ja siis kas ta läheb täisrenoveerimisse või saab soojustuse alles jätta, mis on väike tõenäosus, kuna see on ka, selle all oli ta liiga pehme, puduks trambitud või siis lumekoormusega juba läinud, et need on probleemid, mis me tegelikult ju näeme siin praegu igapäevaselt, ja me saame neid vältida järgmiseks 25 või ka 50 aastaks, me saame selle probleemi ära kaotada, kui praegu teha õige asi lihtsalt. Klient saab aru, tähendab, millest ta maksab. Ma praegu just mõtlesin, et tegelikult eelmise buumi aegsed katused 2007 ehitatud hakkavad just kenasti läbi saama kõik 20 aastat.
no me eelmine aasta oleme renoveerinud neli eramaja katust, kus me panime tipptasemel katusekatet, mis on kõrgem kui Saksa normid ette näevad ja me andsime 10-aastase garantii klientidele. Osad katused olid nii halvas seisus, et me pidime isegi aluskonstruktsioone välja vahetama. Et jah, ja kõige hullem on tegelikult see, et ega klient, ta teab, et tal on mingi probleem, aga ta ei tea üldse, kui suur see probleem on ja tegelikult nende renoveeritavate katustega on ju nii, et hakkad otsast minema, siis sa avastad ja neil oli tegelikult päris halb olukord. No peale vaadates tegelikult ei tundnudki asi nii hull olevat. No. Et see on see külm šokk, vaata, mida sa just mainisid. Peale vaadates tunduvad lamekatuse puhul, et vuugid on ilusad ja justkui kõik on väga hästi, aga konstruktsioonid on juba valesti tehtud, tuuldumine puitkonstruktsioonid puudub, kinni ehitatud, katusekatte on võib-olla mõranenud, laseb läbi ja tegelikult peale vaadates sa ei saagi aru, et sa pead igal juhul avama, et seal antud juhul oligi nii, et tegime mitmeid avamisi, kus seened kasvasid katuse konstruktsioonis ja tuulutus täiesti puudus. Külmasillad ja neid probleeme nagu aina kuhjus, kui lahti võtsid ja said aru, et tegelikult remontida seda asja niimoodi lappimise teel ei olekski saanud lahendada. Ja, probleem oli rohkem kui üks on ju. Ja see oli siis puitkatus ilmselt suur. Lamekatus puitkonstruktsiooniga, pehme vill vahel ja siis oli niimoodi, et seal oli neid vigu palju, et ventilatsioonitoru oli kohe sadeveetrapi kõrval 10 sentimeetrit ja mida ei olnudki võimalik ära nihutada sealt kuskile mujale, seepärast see on juba nii, siis peaks kogu pool maja nagu maha lammutama ja hakkame ümber ehitama, et lahendasime vedelplastiga lõpuks, aga me pidime võtma kuni kandvate taladeni üles kõik tuulutusroovid ja parapetid lahti ja telgi all, et selliseid asju me ei tee taeva all, igal juhul telgi all teeme, ja mis on nagu väga suur kulu kliendile ja me ei hakka riskima, et me võtame katuse maha ja siis avastame, et tegelikult selle kinni ehitamine võtab rohkem aega, kui oleme planeerinud. No ja ütleme, et eks see kliendi risk on ju see ka, et kui me võtame katuse lahti, siis ju elu sees käib, on ju. Inimene elab hoones sees, see koli välja ju. Uue hoonega, jah. Et kahjusid mitte suuremaks teha, me katame ikkagi ära, et see on meil reegliks, me oleme omal reeglid kehtestanud ja neid me rikkuda ei taha. Ei kavatse. Ei kavatse, jah. Et siin ongi see, et klient ütleb, oi kui kallis, et ma ei taha seda teha, siis meie näiteks keeldume. Me ei võta üleliigseid riske ja lõppude lõpuks me tahame, et see projekt õnnestuks, mitte tekiks õudusunenägu. No jah, ütleme, teid siin pikemalt teades, siis jah, väga selgelt ma tean, et ei tahagi seda, te ei hakkagi tegema seda ja selliseid firmasid on tegelikult veel siin, kes ka samamoodi, et kui sa näed, et sa ei saa seda teha selle raha eest, mis klient on nagu nõus maksma, siis sa ei tee. Aga kahjuks on meil siin mõningaid ettevõtteid, mitte küll meil siin liidus, aga üleüldiselt ütleme Eestis on ikkagi, kes on et iga hinna eest teeme kuidagi ära, et see on minu meelest see kõige halvem asi, et mis sa üldse nagu kliendile teha saad, et see on ikka karuteene ju, täielik karuteene. Mulle teeb nalja see, et ma olen juba ammu ära kliendi unustanud. Klient helistab mulle ja siis hakkan vaatama, et tegelikult ma olen talle selle antud probleemi lahendamise peale võib-olla 10 aastat tagasi pakkumise teinud ja käinud, vaatan, ta on vahepeal midagi teinud ja siis 10 aasta pärast on ta tagasi. Ja siis on loomulikult hind ka teine juba, et aeg ju, inflatsioon ja kõik asjad ja ma arvan, et 10 aastaga me ise oleme nii tugevalt arenenud, et me täna enam ei kasuta ka madala kvaliteediga tooteid. Ma võin ise öelda, et 10 aastat me sellist madala kvaliteediga Ida-Euroopale mõeldud tooteid ei ole kasutanud, aga 2 aastat tagasi tegime järgmise sammu oma arengus, et kus me ikkagi pakume alternatiivina vedelplastile tipptasemel bituumen rullmaterjal, mille eluiga on sama, mis vedelplastil. Et
et noh, kui see visuaalne pool ei ole oluline, see saab bituumeniga sama pika elu ja kui sa kasutad õiget korralikke materjale. No selles mõttes selle jah, kliendi vaatekohast ka, et ega igale poole vedelplasti panna ei ole nagu finantsiliselt mõistlik, et see bituumen või olgu see TPO on tegelikult hea nagu alternatiiv ja väga mõistlik on ju suurtele pindadele ja no hind on nagu teine, aga kvaliteedis alla ei anna. Ja võib-olla mõni nii-öelda klient või tellija vaatab, mis ei tea, millest juttu, mis asi vedelplast või mis see hinnavahe tähendab, siis me räägimegi tavalise katusematerjaliga võrreldes hinnavahest seal võib-olla 5 või 10 korda isegi, et odavamalt selle põhipinna maha ja servi ainult teha selle kallima materjaliga, siis see on hea alternatiiv tegelikult kliendi rahakotile. Me täna liiteid ja läbivikke teeme ainult vedelplastiga, me ei hakkagi üldse katsetama ja seda me vaatame ka, et Saksamaal samamoodi juba on normidesse ja nõuetesse sisse viidud ka vedeplast, et pole mõtet hakata, eriti igast toru läbiviigud, seinaliit ilmselgelt, kui ta ei ole seal 5 sentimeetrit ülespööre, et mis on 15 on nõutud miinimum, aga et on võimalik ka bituumeni või PVC-ga seinaliidet korralikult teha, surveliistuga lõpetada, aga see fassaad peab olema siis piisavalt tugev, et sinna siis teha plast või bituumen rullmaterjaliga tõste. Et veel parem on, kui ta on fassaadi taha tehtud. Ma ikkagi tuleks tagasi selle garantii asja juurde, sest siin, kui te vahepeal räägite, siis mul läheb kogu mõte selle peale tagasi, et hakkasid niietama mõtet nagu, et Eestis hakatakse pakkuma 20 aastat garantii. See oleks mitte nii, et sul mingi tehas tuleb siia kohale ja vaatab ja siis mõtleb ja annab mingisuguse paberi, vaid päriselt Eesti ehitaja, katuse ehitaja annab 20 aastat või 15 aastat. Vähem, 10 on enam-vähem juba miinimum. Me praegu räägime sellest, et saaks sinna 5 peale. Reaalsus on ju see, et saaks 2 pealt 5 peale. Siin peab mõtlema muidugi seda, et jah, et kui ettevõte on 5 või 10 aastat kestnud, kuidas ta 20 aastat annab, on. See on järgmine asi, ma hästi see tahtsin sama asja välja. Aga ma ikkagi tegelikult, asi on väga lihtne, et ennekõike jõuame sinna, et see usaldus, et kuidas see ettevõtte käitumine on olnud 5-10 aasta jooksul, mis ta teinud on, milline on see referents, millised materjale kasutab. Ma ei näe täna mingit küsimust, silmad kinni, kui kvaliteetselt toodet kasutada ja välja õppinud töömehed, siis 20 aastat mingit küsimus ei ole. Et see 100% peab, kui nüüd kasutada mingeid odavaid tooteid, siis ma arvan, et maksimum 10 aastat. 10 on see aeg, mis elab peaaegu iga toode üle ja 5 pealt tekivad probleemid esimesed, aga ütleme nii, et 10 elavad nad kõik üle, seda me teame omal nahal siin. Mul tuli kohe meelde, et ühe viimase katuse, mis ma siin tegin 2014-15 ühe erakliendile, ise tegin, kasutasin odavamat klassi toodet, ta ei olnud ütleme pikroelast, aga parem toode on ju. Ja reklaami tegema ei hakka, aga tegin katuse täiskeevituse, ülihästi tegin ja see katus on igast ekstreemseid asju üle elanud. Kliendil oli sadeveetrapp puhastamata, seal oli pool meetrit jääd ja veed peal, et see püsis, et vesi hakkas üle parapiti ääre juba ajama ja see oli 5 aastat peale seda, kui katus oli tehtud, helistab mulle hommikul 7:30, et kuule, et katus lekib. Ma mõtlesin, et ei ole võimalik. Läksin kohale, siis katus oli triiki vett täis ja siis ma proovisin trapi ümbert saada need männiokkad ära, vaikselt meelitasin ja seal oli 1,5 meetrit jääklots oli peal ja siis oli 10 senti vett. Ja siis nüüd me oleme ennetanud seda probleemi kliendile, et ta ise redelit katusele ei ole, väga pikk redel peab olema. Et iga sügis oleme ennetanud seda ja nüüd ma käisin vaatamas, see katus on 10 aastat vana ja juba katuse kattele hakkavad üles pöörde juures, katuseluugi juures olid mõrad, hakkasid tekkima. Ja siis ma teavitasin klienti, et see katuse katte tööiga hakkab läbi saama. No see on väga mõistlik teavitus jah, et selline asi talle nagu anda, aga siin
ma ikka ei saa kuidagi, mul mõte täiega keerleb selle garantii asja peale praegu, mõtlengi, et jah, et miks mitte siis, et kuidas me saame sinna jõuda, et nagu sa ütled, et noh, see on hooldus, et sama ettevõte hooldab kogu aeg, ütleme noh, me soovitame alati teha 2 korda aastas, aga et kui 1 kord aastas vähemalt oleks see ettevõte ja teise näiteks hooldab klient ise või noh, vajadusel tihendamine, aga vähemalt 1 kord aastas peab igal juhul tulema see paigaldusettevõte üle vaatama. Jah, et spetsialist, see väljaõppinud meister vaatab üle, mitte ega ju see hooldusfirma ju, tema ju vaatab peale, et ta ei oska neid detaile vaadata. Et ta võikski nagu olla kohustus tellijale, et garantii kehtib, tellija peab näiteks kevadel käima katuse üle, et hooldusfirma või keegi käib üle, suurema sodi korjab ära, aga enne sügist, siis september, oktoober enne seda külmasid käib siis katusefirma, vaatab kõik detailid üle, et kuskilt midagi ei ole lahti. See kindlasti ennetab probleeme, iga suuri kahjusid, ja see on üks eelduseks, et miks see garantii võiks nii pikk olla. Ja ma ei näe mingit küsimust või mingit probleemi, et sellel katusefirmal on endal ka tegelikult nagu ju südarahul siis, eks ju, et noh, tõesti, et ta julgekski anda seda, kui meil täna nii pikka garantiid üldse ei anta reeglina, on ju, et võib-olla paljud ka katusefirmad kardavad, et mis nõuded meil hakkab tulema, aga kui sa iga aasta käid, vaatad üle, on ju, siis tegelikkuses sa saad ka neid asju ennetada, on ju. Mul praegu tekkiski nagu mõte, jälle mul tekib mõtteid sinna, et istun teiega juba ma ütlen kõigile, väga head mõtted tulevad juba, et tegelikult, aga kui me nüüd hakkame muutma oma katuseehitusnõudeid, õigemini neid täiesti ümber kirjutama, siis me saamegi ju väga selgelt anda nii-öelda suunised, mis tingimusel saab näiteks siis 10 aasta garantii või mis tingimusel näiteks 20 aasta garantii, et mida peab siis ehitaja nagu järgima, mida peab see hoone omanik järgima, et need põhimõtted oleks juba meil sisse kirjutatud, et näed, kui sa tahad seda garantiid saada, siis need on need tingimused ja kõik saad lugeda, okei, ja selle saab lepingusse kohe sisse kirjutada, et see oleks tegelikult ju juba hea eeldus, mille pealt saaks edasi minna. Just nimelt, jah. Aga kui kliendi juurde veel korra tagasi tulla, siis tegelikult ongi, et ega võidakse sulle anta 100 aastat ka garantiid, eks ju. Aga kui seda firmat ei ole, siis on keeruline seda kuidagi realiseerida, et noh, siit tuleb jälle see ettevõte, et see ettevõte on turul olnud, et ta ei kao ära ja noh, mingid sellised aspektid. See pika garantiiga kindlasti tuleb kohe 100% mängu kvaliteetne materjal, seepärast odavama otsa materjalid 10-15 aastaga on mõrad sees, kortsud on sees, nad venivad välja nagu märg kalts, ja liited tulevad lahti, UV-ga tulevad pealiskattele mõrad sisse, et siis kui nii pikk garantii on, siis see on igal juhul kvaliteetmaterjali tuleb kasutada. Just, jah. Ma lihtsalt siin kaadriväriselt noogutan lihtsalt kaasa, ja mõtlen, et täiesti teostatav. Et see on meil täiesti teostatav, et anda need esimesed suunised ära, mida me saame ju ka siis nii-öelda tellijaid siin teavitada sotsiaalmeedia kaudu ja nii nagu tänapäeval see on, et sellised võimalused ongi olemas üldse. Jah, see ongi nagu teistpidi see tellija ja kliendi tegelikult harimine on ju, et ta ju siis näeb neid võimalusi, et mis võimalused. Viimane Powder-tehase koolitus, kus me käisime, siis tehas näitas meile süsteemi ja ütles, et näed, see kestab 40 aastat. Et kus kasutate neid tooteid süsteemis, kestab 40 aastat. Et siin võibki ju täpselt seda olla, et meie Paupro nime alt siis katuseliidule võib-olla anname niisuguse süsteemi üles, et näete, et see on garanteeritud, et see toode kestab nii kaua. Süsteem, on ju? Et see oleks ka ju, vaata. See on ka päris huvitav mõte, sest tegelikult on ju, enamikel tehastel on meil siin Eestis, kes maale toovad, ongi see olemas see. Ja siis need on, kõigil on need kallimad. Et aga lihtsalt ostetakse odavamat kraavi, mis ei kesta nii kaua. Et tegelikult, jah, me võime küsida kõikidelt ju tootjatelt, et andke meile see süsteem näiteks ja me saame selle nii-öelda panna reklaamiks üles. Näed, selle ja selle ja selle ja ütleme, mis on 4, 5, 6 ettevõtet, ütleme.
ja näed, te tahate saada seda, mis teil paberis kirjas on, see 50 aastat, näete, siin on see valik nüüd, et noh, anda nagu väga selge suunis, mis teeb kliendile elu lihtsamaks. Just. Et seda, jah. Siin on muidugi siin on täitsa reaalseid mõtteid, ma arvan. Üks on muidugi see ka, et kui tehas, ütleme, et kes on tehase esindajad Eestis, annavad sellise toote, et see kestab 40 aastat, siis peab olema meeskond ka saama ikkagi koolituse, et nad päriselt julgeb keegi käe alla panna, et see Margo on jälle hästi tehtud. Ma noogutan kaadri taga jah, sest et see on selge, noh, see on nagu esimene, tänapäeval ikkagi hakkab juba see saama ikkagi, noh, päris reegel ei ole, aga paljud ikkagi küsivad, et kas sul ikkagi mingi paber on, et sa aru saad, mis seal katusel teed, et noh, me hakkame kuhugi jõudma juba 10-aastase töö tulemusel, et tegelikult kui pikk on olnud see protsess. Areng, jah. Et 2015 lõpetasid esimesed, siis kui me räägime lamekatustest, mis meil täna ilmselt põhiteema on, et esimesed lõpetasid 2015, meil oli 6 inimest vist oli, 6 või 7. Korra küsimus, kas ei ole mõistlik äkki katuseliit teeb ka need mehed, kes on nagu 5-10 aastat tagasi lõpetanud katusekoolid? On, väga selgelt tuleb teha. Just. Võin endale tuhka pähe raputada, lihtsalt ei ole olnud seda võimekust. Siin ei ole seda, ma ei ole isegi loonud seda koolituskava, et mis see peaks olema, et ma pean kõigepealt selle looma, on ju, et mis seal siis, mis me nagu täiendame, millega me täiendame, on ju. Aga väga selgelt ma ise tunnen ka, sest ütleme, noh, need, kes on, ütleme, veel enne 2020 lõpetanud kooli ja paberi saanud, siis noh, neil on nagu väga palju infot vähem, sellepärast, et ütleme siin viimastel aastatel on meil tuli turg ja muutus täielikult ju. Meil tulid täiesti uued materjalid turule, paremad materjalid üldjuhul ja kogu see turg on täiesti muutunud, et noh, et kõik, kes on lõpetanud siin, ütleme, 3-4 ja rohkem aastat tagasi, need kindlasti vajavad seda täiendada. Katusekoolil on nagu info olemas, et kes käis, on ju. Ja see on saata olemas, nagu, et täiendkoolitusele palun tulla, et siis jah. Et see on teema küll jah, aga lihtsalt ei ole füüsiliselt nii kaugele jõudnud, aga loomulikult siin ma usun, et siin heade firmade abiga me selle kava suudame kokku panna ja ära teha ka, jah, et see on vajalik. Ma tean, juba mitu aastat ma olen sellele mõelnud, aga hetkel on ta ikkagi jätkuvalt mõte, sest et kuskilt peab see ajaressurss ka tulema, jah. No siin need nii-öelda katusemehed, vanad dinosaurused, võib-olla nad ei tahagi nagu õppida, vaata. Ma käisin siin Ida-Virumaal, üks klient, teadlik klient ja arhitekt oli pannud kvaliteetsed materjalid projekti ja kui ma need materjalid sinna viisin, siis mehed, mis sa tood mulle seda materjali, et ma oleks oma lihtsate teadmiste ja kogemustega ammu mingi muu materjali siia maha pannud, et nüüd ma pean hakkama umbes siin õppima ja sellised torssis ja borssis olid need, et näha oli, et neil kuidagi ei olnud tahtmine õppida mingit uut asja, on ju. No see vist on see teema, et inimesed teavad ju, mis liigutusi nad on eluaeg teinud, teevad kiiresti, teevad hästi seda liigutust, aga kui tuleb mingi segav faktor, mingi teine X-faktor, siis need asjad nagu on ebamugavad. No jah, ma ei taha sellesse isegi laskuda, muidu räägin mina siin, mina ei pea täna rääkima, ma räägiks vähem, aga see teema, õnneks on seda nüüd vähem, ütleme, need, kes nagu nii-öelda juba tegelikult kooli tulevad, kes on ka siin 10-12 aastat ehitanud või ka 30 aastat, siis nüüdseks on väga selgelt aru saadud, et koolis saabki mingit teadmisi ja oskusi juurde. Aga ütleme seal esimesel kuskil seal, ütleme 5 aastal oli see tugevalt tunda, et mis ma siia tulen, ma tean niigi kõike. Ja, ma tean rohkem kui teie. Ja, aga siis selgus, et ei teata ikkagi, et nüüd on see arusaamine jõutud ikkagi, et ikkagi maailm areneb ja kui sul endal ei ole võimalik lihtsalt füüsiliselt seal, oledki jääval tööl, et kus sa need teadmised saad, et siis sul ongi võimalik tegelikult ju tulla kooli ja saadagi need uued teadmised, mis on nagu vahepeal tulnud, et selleks ju on, et isegi kui sa nagu oskad neid põhiasju teha, siis materjalid arenevad, töövõtted ka arenevad tegelikult, et kui ma mõtlen, et ma praegu need töövõtted, mis ma praegu näiteks näitan siin koolis, siis kui ma oleks teadnud näiteks ise 20 aastat tagasi, jumala äge oleks olnud. Hillar räägib sama asja, et täpselt. See on jah, eraldi teema need, aga just, et
meil just algas nüüd katuse, oligi esimene lammekatuse esimene, uus kursuse esimene tund ja siis näitasin ka, siin ei ole see stend, aga see stend, ütleme, tegin neile siis selle, näitasin videot või mudelit näitasin seda sama nurka, nii-öelda saksa tüüpi nurka, kus ongi siis need eraldi tükid nurkades ja keegi pole näinud, Sa ei olegi näinud ja kui sa selle nurga teed, see maksab rohkem, mis sa teed siis, et see ongi, aga selle nurga sa teedki juhul, kui sul ongi vaja anda see 10 või 20 aastat garantiid. Sa ei hakka seda tegema sellele, mis on 2 aasta pärast vahet pole, mis toimub, et see on nagu ka selge. Siis sa teedki selle plärts, käes on märts. Kusjuures ma ütleks, et 2 aastat tagasi ma sain ise ka aru, et need teadmised, mis ma lammekatuseid teinud olen, et ei ole enam päris need, mis nüüd Powder ja Saksamaal tehakse, et ka mulle endal on tulnud siin kõvasti ennast harida nende toodete ja uute lahendustega, et millised need on, et need liimitavad tooted, vill vahelt ära otse pirri peale või on XPS-i peale otse liimitav, EPS-i peale otse liimitav, et puidu võib üldse vahelt ära jätta 30-se villa, et ja pluss veel need igasugused nurgad ja sõlmed, täiesti teine maailm, nagu Alo ütleb, Aga väga lahe on ju tõdeda, vaata, et tegelikult saabki paremini, Et reaalselt ongi need võimalused ja tegelikult töövõtted ja vahendid olemas, et saabki paremini. Nojah, ütleme võib-olla üks asi on materjalid, eks ole, siis on need töövõtted, aga siis on veel töövahendid ka. Et meil on Eestis tegelikult, õigemini Eestis ei ole meil töövahendeid, mida on näiteks läänes, kas või ütleme, võtame selle bituumenmaterjali, millega teha seda nii-öelda seda musta riba bituumenile. Selleks on olemas spetsiaalne põleti, millega saab teha musta riba, nii et sa ei pea selle kelluga, seal lõõruma ega mingi muu asjaga. Kellelgi ei ole Eestis sellist töövahendit isegi mitte. Just. Ma olen ostnud siin mingeid erinevaid neid põleteid, aga need põletid tahavad eraldi reduktorid saada. Et siinkohal ma peaks veel õiged reduktorid, kus seda gaasi peale tulemist tavapõletiga see ei toida ära. Ja Vuugi eraldi põleti, ma ei tea, kas sa seda oled näinud, Vuugi põleti, Vuugi kinni laskmiseks põleti. No sa ei ole näidanud, kus ma siis nägin, ega ma ka pole kõiki asju näinud. Okei, ära lähme, siis ma näitan sulle. Aga jaa, ma saan täna targemaks. et mul on see laos olemas, aga sellistele tööriistadele jälle on see, et ma ise toon neid maale, et siis neid tööriistu pakkuda, et mis on kõvasti kiirendavad töö tegemist. Täna ju, mis maksab, on töökiirus ilmselgelt, ja see kvaliteet ka, et sul see pigi ühtlaselt igal pool ühe kuumusega sulaks, et see, et sa seal ühe selle põleti või kuidas seda ongi kelluga lased seda ühte vuuki ühest äärest teise või seda rulli ühest äärest teise, sul jahtub vahepeal ju maha või ebaühtlaselt kuumutab ka, et ma arvan, et iga tööriist omas kohas on nagu vägagi õigustatud, Ja see tööriistadel on meil ikkagi arenguruumi siin ka olemas täiesti, et need ka arenevad. Et tehased ja tootjad teevad ju arendustööd ka, et kuidas seda näiliselt tavalist asja muuta paremaks. Kas või ütleme, lähed poodi ja ostad nuga, kööginuga, vaata kui palju valikuid sul on, mida sa lõikad sellega, lõikad sa leiba või saia või tomatit või ma ei tea, mida veel on, et iga jaoks on võimalik eri nuga või kala mis iganes. Vaata, mulle meeldib see kohver, seal on 4 erinevat põletit, nagu, et ainult kiirliide on puudu. Et minu arust on see tõesti katusemehe täiesti, see on nagu tippkokk. Ma arvan, see kõlab nii, et me peaks tegema mingi eraldi video ja selle eraldi üles panema, kui Hillar ütleb praegu, et tal on kohver, kus on 4 põletit, siis enamik, kes praegu vaatavad ja lammekatusest huvitatud on, siis on, et oot.
et 2-ga olen veel näinud, on, et sa vahed ühte ja teist otsa, aga Viljar ütleb, et 4, seda ma tahaks näha. et sa saad valida õige tööriista ja see kiirlukusti on veel puudu, see kiirliide, et sa saad käepidet kiiresti voolikult vahetada. Et see on üks voolik, aga vahetad põleti ära, et see on veel puudu, aga muidu on nagu väga super hea asi, et on tõstetele oma suuruse, see on 4 erineva pikkusega ka veel ja kujuga ka veel, Kõlab hästi muidugi, aga kui seda kiirjat ei ole, siis muidugi peab vaatama. Okei, aga lähme võib-olla siit üks teema, mis veel on täna hästi, mitte niisugust täna, aga lihtsalt üleüldiselt on aktuaalne, on see päiksepaneelid. Eriti lamekatust, nad ju puudutavad väga palju, igale lamekatusele tänapäeval neid pannakse uutele ja siis ka kes renoveerib paneb ja kui renoveeri ikka paneb ja nii edasi, et see on meil ju eraldi probleem tegelikult ja väga suur probleem katustel, et mitte kohe, aga mõne aasta pärast seda need pandud on. Mida mina näinud olen, et päikesepaneelidega on vähemalt 3 probleemi. Esiteks see, et sul ei ole kuskil liikuda. Teiseks on see, et sul on paneelid lapiti katuse peal, kus sa ei saa puhastada. Ma olen ühte katust näinud, kus mõtlesin, et kukun alla sealt, et käiguteed ei olnud. Kuskil servades ruumi liikuda ei olnud. Katus oli lumine ja siis ma vaatasin paneelide alla. See oli puulehti unikus täis. Et mõtlen, mis tuleoht see on. Ja 3. probleem on see, et kui me teame, et päikesepaneel läheb suvel väga kuumaks, et see katuse kate, kas see kannatab temperatuuri, et meil on selline toode Powder Karat, mis 150 kraadi kannatab. Et Saksas on TIN normi järgi on alates 100 kraadi see kuuma taluvus, aga Eestis on ju 80 kraadi kuuma taluvus bituumen rullmaterjalid, et neid ei tohiks üldse päikesepaneelide alla panna, et see lihtsalt sulab seal suvel ära. Ja minu meelest 4. probleem on ju tegelikult see, et ega kliendid pannes endale need päiksepaneelid peale, ega nad tihtipeale üldse katuse olukorda üldse ei kontrolli, ei vaata. Et meil just üks näide, kus klient ütleb, et hirmus mure, et katus jookseb läbi ja siis, kui meil katusemeister läheb kohale, vaatab, et seal oli viilkatus, aga sellel puudus üldse aluskatte, aga katus oli laotud täis päiksepaneele, mis see tähendab siis tegelikult korralikku täisrenoveerimist, et ega muidu sellest probleemist nagu lahti ei saa. Mul üks juhtum siin Harjumaal oli kliendil katus lekkis, katus oli päikesepaneele täis ja proovis üles leida, kus see lekib. Ja lõpuks oligi nii, et ta lappis oma päikesepaneelid kokku ja siis keevitas kogu katuse üle. Ja, ega sul ei olegi midagi teha seal, mis sa teed sellise asja puhul, aga jah, mul ka siin eelmine kuu ka siin Lõuna-Eesti üks suur katus vaatasin üle ja samamoodi klient andis info, et katus on korralik, hästi tehtud on ju, aga 20 aastat vana on ju. Ja väga suured pinnad ka veel ja oli juba enne kahtlus, et kui hea ta siis seal on, aga läksin kohale ja täisrenoveerimine. Et ei olegi varianti, sest sa ei saa panna päikseparki sellele olemasolevale, mitte lihtsalt ainult katusekattele, aga sellele soojustusele, mis seal all on. Sa ei saa selle lihtsalt panna, kui sa paned, siis sul ongi juba põhimõtteliselt sa võtad selle võib-olla seal 2 või hiljemalt 5 aasta pärast ära, kõik pargi maha ja ikkagi renoveerid täiesti, sest see on juba siin ära vajunud igat pidi. Et sellele klient tihti ei mõtle, et okei, isegi uuendan võib ainult katusekatte, et kui tõesti on vaja, aga tal on mul kõik okei, aga tegelikult kui võtad lahti see, mis on tehtud siin 15 või isegi 10 või veel rohkem aastat või siis kui 20 rääkida või 25 tagasi, need ju soojustusega on ka lips läbi. Kui tahad päiksepaneeli peale panna, see on eraldi teema veel täiesti. Et muidu võib-olla isegi annaks seda renoveerida pealt, seda katust. Aga päiksepaneel annab kohe ju alla ka tunda alumistesse kihtidesse. Plus aurutõkke, mis selle ajal ju eriti ei pööratud minu meelest tähelepanu, et mis aurutõkket üldse pandi. Ja tihti on veel see ka, et hoone otstarve muutub ajas.
ja seal ongi mingi õnnetu kile või mingi räbal asi vahel ja see niipea kui temperatuuri tõstad, saad kondensi probleemi endale ja sa pead kaurutõkke ära vahetama. Kaurutõkkid sa vahetada, kui sa kõik ära ei võta. Et see on nagu hästi karm tegelikult, mis tuleb ka tihti tellijatele väga suure üllatusena, et mis mõttes ma pean kõik ära lammutama, et siis see päiksepark sinna panna. Või et kui ma tõstan seda hoonet, oli näiteks mingi laohoone 15 kraadi, tahan teha 20 kraadi sisse, et panen, ma ei tea, mingi muud pinnad, et sa ei saa teha või kui teed, siis ongi jama. Ja jama on suurem kui see, mis sa nagu arvad, et lihtsalt natuke parandama, et kõik uuesti. Ütleme niimoodi, et need kliendid on ikkagi targad, kes pöörduvad sinu või meie või ükskõik kelle mingise katusefirma poole, et tulge vaadake üle, mis situatsioon on, et ma panen päiksepaneelid, aga paljud ju seda ei teegi. Nad panevad ära, tehtud ja siis ongi probleemid. Ja see on jah, et põhiline, et saaks paneelid pandud. Ja. Sain hea hinnaga kuskil kätte mingid ja siis panin ära, et see on jah. Pees, et elektrit toodan on ju. Ja see, aga see on valus teema, aga mitte meile, vaid kliendile, kliendi rahakotile tegelikult. Jälle kordaks. Tema investeering läheb korstnasse, ütleme niimoodi, on ju. Et tegelikult ta ei ole seda investeeringut läbi mõelnud. Ja, et siin on siis ikkagi jälle, et nii katuseliidu kui katusefirmade ja kõikide töö, et seda klienti harida. Tegelikult ma arvan, et ma olen vist ise kunagi midagi kuskil kirjutanud ka sellest, aga tegelikult võiks seda jätkuvalt ja korduvalt teha. Seda peab korduvalt tegema, nagu tootest Erki meil ütleb, tema teeb ka seal neid artikleid, tema oma teraskatuste teemadel, siis ta ütleb ka, et kogu aeg muudkui paneb uuesti ja uuesti, et inimesed otsitakse vana infot uuesti välja, isegi kui on sama artikkel, sa siis paned uuesti, et info ei ole aegunud tegelikult, et see on teema jah. Et see kliendi teadlikkuse tõstmine on päris oluline asi, et kui seda teadlikkust tõsta, siis tegelikult saaks paremaid katuseid, siis klient saab aru, mille eest ta maksab. Et ta tahabki saada asja, mis ei väsi sul 5 või 10 aasta pärast ära. Ja meil on tegelikult, Kristiina on juura taustaga, Kristiina leidis niisuguse lause, et kergemeelne, et me oleme seda nagu kasutanud seda, et kergemeelne. Et klient on kergemeelne siis, kui ta teab, et ta ei saavuta seda tulemust, aga ta loodab, et see ikkagi tulemus saabub. Pagan, see on üks hea lause. See tegelikult on hea lause ja see tuleb jah. Me oleme nüüd kasutanud oma klientide puhul, et neid harida. Ma panen Kristiina suurt ekraani ja ta ütleb selle meile kõige selle lause veel korra, et kuidas see kõlas? See kõlas kuidagi niimoodi, et kui klient loodab saada tulemust, nüüd ma olen ise segamine, et kergemeelsus on see, kui keegi korras, sellega on korras, nüüd mul ei tule. Ära see suur ekraani. Aga sa lõika see välja. Ma ütlen soojenduseks ära, siis sa proovid uuesti. See oli niimoodi, et kui klient teab, et ta ei saa loodetud tulemust, kui ta teab, et ta ei saa seda tulemust, mida tahab, aga ikkagi loodab. Nii oli kuidagi. No, ootame siis. Aga vastu. Ja me ootame seda lauset, sest saame selle panna kohe podcasti algusesse näiteks. Me ootame seda lauset, saad suurelt ekraanil pikemat aega juba. Seda ei tule praegu. See tuleb pärast. Vaat see, no pressure. Võtad selle sama lause, mis seal oli. See oli juba hästi tegelikult. See on väga hea lause, et seda peab igale poole suurelt hakkama kasutama. No meie oleme kasutanud seda, ma kasutan seda klientide, et nad saaks tõsidusest aru. Mind häirib see asi, et alahinnatakse katuse tähtsust tegelikult. Katus on kõige tähtsam A ja hoonel ja seda alahinnatakse ja see ajab mind tegelikult marru. Et siis need katused lekivadki. Et teeme sinna mingi kullast ja karrast mingid fassaadid ja siseviimistluse. Jaa, miks mitte, tehke. Aga katuse pealt katus ei ole kokkuhoiu koht.
et see on nagu minu arust, katus on üks kõige tähtsamaid elemente hoonel, et see hoone kestaks. Ja siis me hoiame kokku selle pealt. Hakkame senti pooleks ajama, et kuidas nüüd saab soodsamalt. No jah, eks ta ole tähtis on muidugi, aga eks iga oma eriala spetsialist ütleb, et tema asi on kõige tähtsam, tead ju küll, et aga ma ei saa vastu vaielda, et kui katus läbi taseb, siis kõik muu on kasutusel all, see on nagu ka selge, et nii ta on. Ja. Me siin suvel tegime ühele kliendile katust ja siis võtsime katuse maha ja seal me telki ei kasutanud, aga siis kasutasime mingi ajutisi katteid ja siis hommikul hoidsime hinge kinni, et öösel ju sadas vihma ja siis hoidsime hinge kinni ja klient tuleb katusele ja ronib üles sinna ja siis küsime, lasi läbi ka või? Siis klient ütles jah, et mul oli suu vett täis. Illar vaatas töötajaga tõtt, appi, mis nüüd saab? Meil oli jumala kaamed, kliente külma kõhuga tegime siukese tünga, et täna saab palju häid lauseid, mida panna nagu kirjutame kõik peopessa, läheme kliendi juurde, ütleme neid. Et kui sa ei taha, et su suu vett täis on, siis telli korralik katus. Sa tegid oma variandi, sellest mulle tundub. Ta pööras teistpidi vaata. Ja, aga vaata, Illar usub sellesse, et see, kui võrrandid vahetad neid pooli ära, siis on sama, aga kas ikka on, et sa ei muutunud märki ära, vaata, kui sa tõstad teisel või võrdusmärki, siis pead plussist tegema miinus ja vastupidi, vaata, et sul vist jäi see tegemata. Ja, aga me rääkisime päiksepaneelidest ja sellest lamekatusel nad asuvad, et see on eraldi kitsaskoht ja et see on päris suur probleem. Noh, et vaata, ma vaatan seda, et mida Polybit pakub, et siis tal on üldse päikesepaneelid on metallvarraste peal, jalgade peal, et ta on siis katuse konstruktsioonist nii palju õhku tõstetud, et sa saad seal all toimetada, saad pesta, saad lehti lükata, et sul ei ole mingeid neid, jah, sul tekib palju neid läbiviike, aga need on eraldi nagu tehase tükid, on tihendatud, et sa saad katust normaalselt hooldada, vesi saab normaalselt voolata seal, aga kui nüüd on need katusele paigaldatud siinidega, mis on lapiti maas, mis takistab vee äravoolu ja seda mustust sinna alla koguneb, et see on ka niisugune nagu lihtne ja odav lahendus. Loomulikult jah, ja see praegu sa kirjeldasid kahte täiesti erinevat süsteemi. See, kui sa võid lapiti need siinid maha, siis see on pindpaigaldis ehk avaldab katusele koormust ja kui sa paned nendele jalgadele, mis toetuvad aluskandetarindisse, siis see ei ole enam pindpaigaldiselt, ta võtab isegi katusekattelt sojustusel kõik koormus ära, et see on täiesti teine süsteem, et nad ei paneel on peal, aga all on täiesti 100%. Aga hoolduse puhul on nagu selle poole, et oleks nagu hea puhastada. Loomulikult, aga see jalgadega on kallim. Selles on asi. Ei, kindlasti. Aga samas, kui see on õigesti lahendatud, siis on see parem katusele ja nii hoolduse kui selle koormuse mõttes, see on nagu selge. Aga seal on teised kitsaskohad just, et kui head need jalad on ja kas neil on need tehase lapid küljes ja mingid siuksed värgid, et oleks hea teha, saaks veekindla. Muidu igaüks hakkab ise paneb mingi metallpulki, võtab selle nii-öelda terasvarda ja siis paneb, Euroopas siis ei ole sama asi. Teha seda kõik oma tooted välja töötanud, et keegi põlve otsas ei tee, et nagu meil tegelikult on väga palju on rätsepa lahendusi. Ise tehakse piirdeid koha peal, arhitekt või insener mõtleb mingi konstruktsiooni välja, mis tegelikult ei tööta, et päris palju ma näen tegelikult nõrkasid kohtasid. Ka alles eile vaatasin ühte suurt projekti, mis Pärnusse tuleb, kus ma juba ütlen, et 3 nõrka kohta, et kust hakkab lekkima. Ükspuha, kui hästi selle katuse teed, kui sa niimoodi teed, nagu seal on sõlmejoonisel, siis see on garanteeritud läbi jooksud. Ja see on täpselt niimoodi lahendatud, et seda ei olegi võimalik vee tihedaks teha. See peab olema teistmoodi täiesti. Jah, siit me jõuame sinna, et arhitektid võiks teada õigeid lahendusi.
Seda Alokaru viimast seda loengut ei näinud, mis tegi siis Ehitusjätete Liit. Ei näinud, jah? No kõik, kes ei näinud, siis seda saab korduses. Karu oma ei saa kordus vaadata. Karu oma sai otseülekandis vaadata. No siis ta tegi kitsaskohana välja, ma ei ütle, mis refereerin nii-öelda lühidalt, et kui 2018 tuli uus ehitusseadus, siis hakkasid arhitektid neid projekteerima nii-öelda, aga see on nende töö. Et projekteerijad jäid nagu sellest protsessist kõrvale ja katuse projekteerimine läkski palju kehvemaks. Et see annab nagu tunda hetkel päris tugevalt. No annabki, jah. Et teevad katuseid, projekteerivad inimesed, kes tegelikult ei tea, kuidas seda lahendada. Ja ta tõi ikkagi väga karme näiteid, kus põhimõtteliselt ongi, et lammutad hoone maha ja uue hoone hakkad uuesti ots pihta, pooleldi ehitama. Kogu fassaadi, kogu katuse, kõik lihtsalt võtad lahti ja viskad minema ja teed kõik otsad peale, sellest, et lahendus on algusest peale täiesti vale, läbi mõtlemata. Et väga karmid nagu näited olid tal, jah, siin oli detsembri alguses oli tal vist see seal. Et kuhu sellest möödas, et kes seda nägi, üks seal 100 inimest, siis loodame, nad ei midagi kõrva taha sellest. Aga need on kurvad näited nagu, aga ehitajana sa peaks tegema projekti järgi ja sa ütled, et sa ei saa teha seda, mis siis saab. Siis sa pead tegema oma lahenduse, ise välja pakkuma ja sina vastutad selle eest, aga see ei ole sinu töö seda teha. Seda, et keegi sellest ei maksa, on niikuinii selge, selle, et sa ise nii-öelda projekteerisid uue lahenduse, mis töötaks või loodetavasti töötab, aga see ei ole ju sinu ehitaja töö üldse ja ei ole sinu pädevuses ka üldjuhul. Nii-öelda üldmõistes ehitaja pädevuses. Need uued hooned, mis tehakse, kõik on nii ilusad ja ägedad, eriti kesklinna, ja need on nagu mega kallid. Ega need materjalid on ka kallid. Aga üks nõrk sõlm keerab selle hoone pea peale. Kui see hakkab lekkima ja siis on kogu fassaadid ja lõpuks kogu katus vaja välja vahetada, et see on nagu ikka jõhker katastroof, ütleme niimoodi. Ja, mul on see üks lause veel selle kohta, et... No ma panen su siis kohe ekraanile, kuulame lauset. Et saatan peitub detailides. Et siin tegelikult see sobib väga hästi, et täpselt selle asja kokkuvõtteks, millest Hiller räägib, et mingisugused väiksed liited asjad, mis on halvasti lahendatud tegelikult, võivad tekitada palju probleeme. Ja nende väikeste liidete tegelikult probleem on väga lihtne. Paigaldajal ei maksta selle eest. Et tegelikult ta peaks seal seda mingit liidet või asja tegema võib-olla seal 15 minutit. Aga ta teeb seda 2 minutit. Sellepärast, et keegi ei maksa talle sellest. Tal on vaja see pind maha panna, suur maht ära teha, aga et see detail õigesti ära vormistada, keerukamalt nagu vaja oleks, tal ei maksta sellest. Väga lihtne. Sest hinnasurve on nii tugev ja klient ei oska seda nõuda. Seal me oleme oma asjaga. Vaata, klient ei oska nõuda, aga teine asi, klient tegelikult tugevalt alahindab ka, et ega meil on ju ka olnud projekte, kus on ju Vedelplasti liiteid nagu väga palju projektis. Arhitekt on teadlik, et kallis maja, kallis hoone, et teeme siis nagu kvaliteetselt ja siis klient või ehitaja, kes iganes seal vahel ütleb, viskab välja kõik. Jääb ära. Viskab välja. Aga mis ma nagu tahan seda öelda, et ega see Vedelplastini ma ei jõudnud tühjast kohast, see 13 mitu aastat juba tagasi, kui ma hakkasin sellega tegelema, ma nägin, et see on ülioluline toode, et üks probleem, mitte tootena ma isest veel ei jõudnudki, aga et mul oli üks suur probleem, oli vaja lahendada. Toon selle Lennusadama näite, et see algne variant oli tegelikult väga hea, aga ei tunnud, kellelgi ei olnud praktilist kogemust, ei arhitektid, kõik tegid midagi teadmata, kuidas seda teeb ja kuidas seda kvaliteetselt teha. Ja sealt, kui ma käisin seda remontimas, siis mul tegelikult selle terrassi maja ees tegin mina, 2010 või millal ma tulin Norrast ja tegin selle terrassi ja siis me tegime neid terrassi läbiviike bituumeniga.
ja ma ütlesin kohe, et seda katust tuleb teha terrassi 3-kihilist kvaliteetset lääne materjali on ju. Täna me teame, et Powderil on 2-kihilised kvaliteetsed tooted, et ei pea 3 kihti tegema ja seal oli 200 kaabli läbiviiku, ma ütlesin, et jääb ära on ju, et 200 kaabli läbiviiku ei tule, tuli 2. Siis oli seal Oota, kas ütlesid 200 või? Jaa, projektis oli 200 kaablit, mis tuli läbi terrassi põhja on ju. Ja siis mõtlesin, et jääb ära, et teeme 2 ja seda kuulati, aga tol hetkel ma ei teadnud Weatherblastist midagi, ma olin kuulnud 2010 ja siis ma ütlesin, et teeme kvaliteetse bituumen rullmaterjaliga. Nordecon oli peatevõtja tol hetkel, ega kedagi ei huvita, on ju. Sa teed Termosaarest mingit ülivinge terrassi, väga kallis, kõik super, aga all on hüdrolisatsioon, mis ei ole 100 aasta elueaga, on ju. Ja mis oli see, et kõik need metallist tugialad ju, ma läksin, ostsin selle sillaehituse kummibituumenit, sulatasin, ma nägin väga palju vaeva nende liidete tegemiseks. Ja siis ma mõtlesin, et peab midagi teistmoodi tegema, ei saa selline dinosaurus olla. Ja siis ma hakkasingi selle Weatherblastideni jõudsin ja hakkasin Weatherplasti kasutama ja mida ma teinud olen, et ma olen ise neid töid teinud ja ma tean, et ei saa alahinnata seda tööaega. Ma olen stopperiga vaadanud, kui kaua üks liide, üks post aega võtab. Ja kui sa nagu alahindad seda, siis ongi see katastroof. Ebakvaliteetne töö ja siis ei ole ka majanduslikult mõistlik seda teha, on ju. Et meil on nagu selle poolest tekkinud nagu nii tugev enesekindlus, et me ei anna järgi, vastasel juhul on see katastroof. Toode on kallis, tööaeg on kallis, kõik on kallis ja keegi ütleb, et olete üle maksnud, siis tegelikult on see puhas kogemus ja praktika. Ja tegelikkuses minu jaoks ka täitsa üllatus on see, et tegelikkuses need läbiviikude tegemine Weatherplastiga tundub ju, et mis see siis ära ei ole, siuhse ohja valmis. Aga kui ma nagu reaalselt vaatan, kuidas meil ikkagi mehed teevad, siis korralikult teevad, see võtab aega. See võtab ikkagi, ma ütlen, laua tagant ei tundu, et see asi üldse nii palju aega võtab, aga tegelikkuses see võtab aega. Ega võtab aega ka ju tavalise läbi, kui ütleme bituumen läbi, kui mingi muu tegemine, kui sa teed see õigesti, just nimelt probleem, kasutame sõna õige siin, et mis on see õige lahendus, et see on see kõige suurem probleemkoht, et ma näen ju ka seda igapäevaselt, kui ma õpetan neid lamekatuse ehitajaid, kes on ju aastakümneid katuseid ehitanud, siis võtamegi aega ja üks see tavaline bituumeni läbiviik võtabki aega sul veerand tundi. Keegi ei kuluta objektil veerand tundi läbiviiku tegemiseks. Sa ei taha teada, kui palju Weatherplasti läbiviik. Kui sa Weatherplastiga teed, siis sa teed seal seda pool tundi või tegelikult sa lased kuivada, see on 3 tundi juba seal aeg. Tegelikult veel rohkem. Ja peab arvestama ilmastiku ja muu asjaga, et siis Weatherplastiga oleme seal tunni juures ja selle võib-olla bituumeniga teedki seal 2-3 läbiviiku tunnis, aga siis tüüp vaatab, et tema saab 200 eurot kuus palka, kui ta ainult läbiviike teeks. Läbiviiku tegija. Jah, et mis nagu toimub, et see, aga see on see esimene koht, kus katus ju vett läbi laseb. See ongi esimene koht, mingisugune läbiviik. Ja selle eest, sisuliselt ütleme kõigile, et ei maksta, et teljad ka teavad, selle eest ei maksta, sest te ei maksa katuseheitjale selle eest. Tahate odavat. Ja mis on kõige hullem, on ümbertegemine, et kui sa tahad nüüd vana katet ära võtta, sa pead ju selle vana bituumeni kätte saama seal, kogu aluspinna ära puhastama, ehk siis sul läheb mingi 3 korda rohkem aega, kui kohe teha. Ja selle vana jama peale ei ole mõtet teha ju, kui see vana jama on, vesi on all seal, lahti on, et üldjuhul, kui ma lõikan bituumeni ülespöörde lahti, siis seal on näha, et üks 70% on naket, ülejäänu on siis naket ei ole, kuna ülespöörde, need aluskihil pinna pealt ülespöörde, need lapid ei lase sul seda 100% naket ja just see alumine pool jääbki nõrgaks, et katuse pinna peal, mis on potentsiaalne lekkekoht. Et võib-olla, kui ta esimese 2 aastaga ei hakka lekkima, siis just see päikese ja suvel, mis iganes kuumaga ta ajapikku tuleb lahti ja seal on näha, et siis on veejäljed.
aga sa ei tea, et silikon aitab alati. Seda ma olen näinud ja kusjuures see ja makroflexi ka, montaaživahtu pidulikult. Ma ühte haldusfirmal oli mingi jube hea silikon oli, aga ma vaatasin, et see ei aita. Ta ei nakku bituumeniga, vaata. Okei, me oleme siin päris pikalt rääkinud, et võib-olla läheks sinna selle paberimajanduse juurde siis ka või räägiks sellest võib-olla, ütleme, sellest, mis seal paberi peal kirjas on, et võib-olla mingist nõuetest asjadest, et kuidas neid paremaks teha teie nägemuses, et või noh, mida peaks muutma või mis on hästi, äkki midagi on hästi ka. kui hästi läheb, siis midagi on hästi, natukene. No, kui me EVS-ist räägime, siis minu jaoks tekitab konkreetselt täielikku segadust, et kuidagi need asjad võiksid nagu selgemad ja lihtsamad olla. Kui katuse ehitaja aru ei saa, siis mida see arhitekt või insener aru saab sellest, et kui seda infot on liiga palju, et seda tuleks teha lihtsamaks, kuidagi lihtsamaks, et noh, et oleks arusaadav, on ju. Panen siin kõik ekraanid, ütlen nõus, teeme lihtsamaks, on plaan olemas täiesti ja ma arvan, et ma nüüd olen siin lamekatuse asjavulkadele ka seda sama asja üritanud nagu näidata, et nemad saaks ka teha asja, neil on veel hullem kui kalkatus on veel hullem kui lamekatus kui siis teie teemas, sest meil on üks standard ja seal on kõik asjad sees üsnagi loogilises järjekorras. Lihtsalt me peame tegema selle nagu nüüd paremaks, aga kalkatustel on seada, et neil on iga materjali kohta oma mingi jutt veel. Ja siis on veel aluskihi kohta midagi. Kuid ette, kui sa Illaroks lamekatuses ka, et sa loed, et sul on vedelplast, siis sul on sojustust ja siis on veel all midagi, aurutõked ka veel, et seal kõik on eraldi 3 standardid sul selle asja kohta. Ja kõik on, ja siis nad omavahel päris ei kattu ka, et noh, et lamekatuses me katsume kindlasti seda parandada ja ma arvan, me oleme esimesed, sest et just veel tegijate poolt on suur surve. Noh, kes siin taha, kelle on nagu nii-öelda ettevõtete poolt, et teemegi kohe, teeme ta ruttu paremaks. Ja ma arvan, et lamekatuse uus standard saab ka, noh, ma arvan, veel parem, kui ta on. Noh, praegu on kehva nagu seda, aga kindlasti selle mõttes, et ta saab täiesti uue, see on nagu selge, et seda kõik soovivad. Ja me saame seda teha, noh. Aga kalkatustel on meil praegu keerulisem, et kõik, kes kalkatuste teematel viitsivad, on kuulavad, kuigi praegu ei võtta lamekatust, aga kalkatuses on palju keerulisem asi, ja seal seda ühtlustada nüüd tagantjärgi on 10 korda veel raskem ja noh, hästi suur töö nagu. Me oleme päris palju puutunud ka kaldkatusega kokku täna, et meie fookus täna on see, et me teeme remontasju ja seal nagu vahet ei ole, on see rõduterass, lamekatus või viilkatus, on plekk või kivi. Kui kliendil lekib, siis me püüame teda aidata. Ja noh, alatihti jõuad sa jälle sinnamaani, et kus kaldkatusel see aluskate ei ole veetihe, et on madala kvaliteediga mingi toodet, mis on ajas kas ära lagunenud või ta polegi nagu korralikku asja sinna pandud. Ja siis ma alati ütlen klientidele, et plekkkatus, mis on tükkidest tehtud, on tükkmaterjal, et ta ei ole 100% veetihe, samuti ka kivikatus. Et sul peab olema korralik kvaliteetne aluskate, mis garanteerib, et sul kuskilt lööb tormi või tuulega vee alla, et see aluskate võtab selle vastu. Ma tegin Norras, Oslos tegin lasteaeda katus 2009, siis meile toodi ülihead, seal oli täis vineer oli all, vana bituum, seal võeti eterniit lasteaia katuselt maha. Ennem objektil ei lastud, kui kõik tükid olid ära korjatud valgete kostüümidega. Valgete kostüümidega mehed käisid ennem, koristasid kogu hoone ära eterniidist puhtaks ja siis me läksime katust tegema, siis kogu katuse alus ei olnud täislaudis, vaid vineer, seal oli vana tõrvapapp ja siis me panime selle
uue aluskatte, mis oli bituumeni sisaldusega tugev, kõva materjal, panime selle alla ja läks uus tõsteliist ja roovitus ja siis läks kiviprofiil peale ja tol ajal ma nägin esimest korda niisugust kvaliteetset bituumen rullmaterjali, mis läheb katuse alla. Meil vanasti pandi ruberoidi ja kilekott või seda kile, mingi see katusekile, mis iganes, et mis lagunes või laguneb ära, et Sauel ma nägin ühte tootmisärijoonet, kus pleki üles tõstsime, siis oli aluskatte täiesti ära lagunenud. Pudi oli 20 aastat vana. See võrk on ainult järgi niimoodi. See ei olnud võrgus, see oli selline ikkagi kangas oli, ta ei olnud võrguga, vaid ta oli nagu mingi polüester kanga või selline katus õige aluskate, aga lihtsalt lagunenud. Et kas seal ei olnud seda piisavalt seda õhu tuulutusvahet, et see päike kuumus pruuni pleki küpsetas suvel ära aastate jooksul. Aga igal juhul oli see täiesti läbi. Tegelikult jah, et kui tulla tagasi nende standardite juurde, siis tegelikkuses on ju see, et kui me räägime, et klient ei olegi ju ehitaja ja klient ei teagi tahta, siis tegelikult kui need standardid ei ole, ütleme, ei nõua kvaliteetset lahendust, siis tegelikult me petame nagu natuke klienti, sest tema ju ei teagi, tema arvabki, et tulebki see katusefirma, teebki nii, nagu peab, nagu ette nähtud, ja ta teebki ilmselt, aga kui see level on nii madal, siis tegelikult see tulemus on selline, nagu ta täna on, et võiks ju meil olla kauakestvamad katused, on ju nii lame kui viil, eks? Jah, ma olen sellega nõus, milles on asi ja mida tegelikult nii-öelda võib-olla standardi koostaja ei näinud nagu, ei saa öelda ette ei näinud, aga just see, et standard kehtestab miinimumnõude, aga standardi koostajad seda teavad. Aga nii-öelda klient või tarbija või ka ehitaja ei võta seda nii nende jaoks on see standard nii-öelda ongi see level, that's it nagu, et rohkem midagi ei ole, on ju. Kui ma see täidan, siis on kõik hästi, aga tegelikult see on alles miinimumnõue ja siin ainuke variant, kuidas ma näen, et näiteks seda asja muuta ongi, et tuua sisse ehitusnõuetesse erinevad tasemed nii-öelda, et standardil on mingi miinimumnõue ja siis on paremad nõuded. Aga siis on vastavalt ka erinevad materjalid, mis vastavad siis muudele tingimustele, ja lammekatuse teemadel, kus neid materjalide valik on erinev, siis nii me ka plaanime seda teha, aga kuidas täpselt, see on veel lahtine, No just, et siis oleks nagu kliendil valida, et mis ta siis tahab, on ju. Jah, et klient saab aru, et see ei ole üks ja sama asi, et see on standard küll, aga meil on standardi miinimumlevel, praegu meil on standard räägibki miinimum. Aga seda ei ole otseselt kirjas kuskil. Korra nagu mõtlen seda, et tuua nagu Euroopa näiteks, et kuidas meil saab nii madal tase alla, et kui sa vaatad kogu Euroopat, siis kogu Euroopa tegelikult alates need aknaplekis 2 milline alumiinium, parapetiplekid, ma isegi valtsi ei ole Euroopas näinud. Aga meil pannakse seda õhukest konservikarpi igale poole, kõik väänavad siin ütleme, et enamus panevad üle kattega, on ju. Aga Euroopas on ju parapeti profiilid. Ja sa räägid vaata vana Euroopast, aga vaata, see on see, kust me tuleme. Ma arvan ikkagi see taak on seal. Ei, loomulikult, me peame ikka vaatama sinna selja taha, kus me tuleme, et see on nagu väga selge, et me ikkagi, Nojah, aga selles Lääne-Euroopas ma arvan, et olid teised ajad ja siis olid teised kvaliteedid, teised materjalid, kui me sinna tagasi tuleme. Jah, et ma ei tea, kus meil see ehitusnorm või see tase nagu tulnud on, et mina vaataksin ikkagi sinna Kesk-Euroopa poole, et kui sa käid ja vaatad ja imetled neid maju, on ju, et see on nagu tõsiselt kvaliteetne, kas või alustan need aknaplekkidest, on ju. Et ma ei ole ühelgi kortermajal või elamul näinud. Ei osta keegi siia niisugust uhket asja. Et kvaliteetsed asjad, et ilmselt ja sellised hooned on ka põlvest põlve, ilmselt saa nad nagu kvaliteedi üle, mitte ei ehita siin
10 või 20 aastaks on ju. Et noh, et kuidas me siis Eestis saaksime seda asja niimoodi, et läheks see materjal paremaks, et noh, et oleks aega seda tööd teha, see tähendab tegelikult ju hinnatõusu reaalsuses, mida klient ei taha ju, tellija ju ei taha, et hind tõuseb ju. Et see on ju, noh, tema jaoks on see ju raske koht ju. No mina arvan, et see selgitustöö on oluline, et no kui ta nagu kohe välja ei taha käia, siis tulevikus maksab ta topelt, on ju. No seda muidugi, aga kuidas, ütleme, siin, noh, teie siin ehitajate, ehitusfirmana, minu poolt siin liiduna, kuidas me saame seda siis kommunikeerida, et noh, makstakse peale ja meil on siin näiteid ju, igal ühel on 10 näiteid öelda, ükskõik milles firmas sellistab, nad toovad oma kliente näiteks, et nad ehitavad teist või 3. korda, nüüd nad maksavad selle eest, et teha korralikult, mitte enne. Et ülejäänud 10 või 100 000, kehvamal juhul miljonid on ju tuulde lennanud juba. Et no see lause on ju, et prantslased ütlevad, et ei ole nii rikas, et odavat asju osta, see on ju täitsa eestlaste puhul, see ei pea paika. Eestlane on nii rikas, et ta võib 3 korda ehitada. Kas see on lühinägelikkus või ongi kergemeelsus, see on see sama, see on nüüd see kergemeelsus jälle. et see, et eestlasel raha ei ole, vingub ja raha ei ole, on ju. Aga see, et sa kogu aeg võtad iga 10 aasta tagant laenu ja maksad nagu surnud tobust, et see ei ole rahatark ja käitumine üldse. See pole rahatark käitumine, aga ma ütlen, et tegelikult ei saa kliendikapsa saada neid asju ka kõiki lükata, sellepärast et lõpuks klient ei ole spetsialist, klient ei tea, talle tullakse, pakutakse midagi, aga ta tegelikult ei saa aru, on ju, et mida ta siis saab. Et tegelikult mina arvan, et see on ikkagi katuseehitajate ja katuseliidu ja üldse, kes sellega nagu tegeleb, jah, teavitustöö on ju. Noh, sama nagu kunagi keegi ei pannud peale ka turvavööd on ju, et noh, sama on ju, keegi kogu aeg tegeleb, räägib. Et turvavööd sõitmine päästis elu rohkem kui turvavöö sõitmine. Oli siuke jutt minu arust. No jah, sa lendasid autost välja, kui puud ei tabanud, jäid ellu, aga muidu... Oleks. Et ma arvan, et siin see paralleel on tegelikult täitsa kohane, et ilmselt hoopis meil kõigil tuleks sellega tegeleda ja kliente nagu teavitada või valgustada või koolitada või kuidas me seda nimetame. Ma ise mõtlesin seda, et neid YouTube'i videosid võiks rohkem teha, et noh, ChatGPT sa võid küll küsida, on ju, et igast asju, aga kui sul on nagu sellised harivad videod, et võib-olla Katuseliit võiks teha sellised harivaid videod, lühiklipid, ma ei tea. Sellised üldised teemad. Et nagu sa suunad, võib-olla sa ei pea ka nagu tunnised videosid tegema, ongi 10 minutit või 20 või 30 minutit, et ei, see on nagu väga õige, aga no ma tahan öelda, et kõik ei saa ka lükata Katuseliidu peale puhtalt sellepärast, et tegelikult see on üks hääl, aga tegelikult kui palju hääli räägib, siis see nagu jõuab nagu paremini võib-olla inimeste teadusesse ka, on ju. Et kas siis on me saame võtta ju mingi, noh, selle mõtte ju mingi suuna, selle mõttes, et loomulikult, et siin kaadri taga öeldes on ju ka teie, mul on materjali teie asjadest ju igasugust ka, mida me saame ka kasutada selle jaoks veel. Mingi hariv Katuseliidu YouTube'i kanal, kus sa nagu harid klienti. Noh, töömeikagi kindlasti, aga just, et klienti harida selliseid klippe teha, et nad ei pea nagu nii pikad olema, et ongi võib-olla mingi minut või 30 sekundit või 30 sekundit võib-olla sellest ei ütle midagi. No, inimesed ei viitsi. Meil ongi probleem, et inimesed ei suuda üle 3 sekundi vaadata. Et kui sa teed juba 33 sekund, siis on see on nagu tegelikult see nõudne, et sa sellega ei jõua midagi asjalikku ära öelda. Et see on nagu eraldi probleem meil, jah. No, kas ma ütlen, palju me oleme praegu rääkinud siin, te ei taha teada? Ma ei ütle vaatajale ka, et ma ei tea, kui palju ma siit ära lõikan või kas me teeme seriaali sellest, mis me täna räägime või teeme sellise Titanicu stiilis filmi 3-tunnise. Ärme nii pikka tee, keegi ei viitsi vaadata seda. No vaat, aga me oleme ammu sellest piirist üle, kus keegi enam ei viitsi. Viimased vaatajad, kes veel on, need on kannatavad lihtsalt. Et no kaua võib, ta vaatad juba selle filmi, no kaua võib lobiseda. Aga see, noh, just, et tegelikult ongi ju, noh, et
reaalsus ongi see video pikkus, praegu tehaksegi ju noh, ma ju ka vaatan, et kui see katuse nii-öelda välismaal ka tehakse katuse teemalisi videosid, siis ongi tõesti, et sul ongi see klipp, ongi seal võib-olla noh, minut heal juhul on ju. Ja siis üritatakse midagi ära näidata, aga kahjuks, kui ma enamasti, kui ma nüüd vaatan, siis lahendused on valed lihtsalt öeldes. Et noh, ongi mingid töömees filmib on ju ennast, temal on vaatajaskond, aga tihtipeale need lahendused on noh, mitte päris valed, aga pooled valed või mingid, ütleme, noh, nüansid on, et kui sa selle järgi teed, siis sa ei saa noh, väga head tulemust. Aga seda ju keegi ei tea ja keegi ei selgita, seal on mingi muusika lihtsalt taustaks ja mingi näed, nii teen on ja noh, kõik on ju. Aga miks see nii sünnib või seda ju ei ole seal. Siin puhul ma tegelikult teen ettepaneku alustada nende klippide tegemisest. Räägid mees, kes ei taha klippe teha. Ei, noh, jah. Jõuga läheb ka kana. Kui Illar kapist välja tuleb, kapist selles mõttes, et meil on sahtlis materjali Illarist komprot kõvasti videost, mida me ei avalda, sellepärast, et Illar arvab, et ta veel ei näita seda. Ja siis ütleb, et teeme videosid. Me teeme. Sellest ta vaatab pärast selle materjali ka, ütleb, et ei, me seda podcasti me ei avalda. Ja siis teeme videosid. Ja küll nii hull see asi ei ole. Hea norida. Hea mees, kes lubab, on ju. Et aga jah, neid teemasid tegelikult on ju palju, mis vajaksid nagu kliendi harimist. Et klient saaks aru, mis ta tahab ja ma arvan, et ja kus ta oma raha paneb, on ju. Jah, et ta õigesse kohta oma raha paneb ja lõpuks ka see, mis ta tellib, vastab tema ootustele, on ju. No jah, no tegelikult ta arvab. Ta tegelikult arvab, et see vastab tema ootustele, alati kui ta tellib. Ja. See on ju alati eeldus tegelikult. Sellepärast, et tal on teadmatus, tal on lünkon. Ta tegelikult ei tea, mis... Aga kui ta teab, no just. Kui ta teab, sa koolitad teda, just. Et ta teab tahta, kui ta on koolitatud. Ma üritan mõelda, et kuidas seda koolitusi teha, kui suur see maht tegelikult on või reaalsus on ikkagi see ju, et siis noh, okei, me toodame mingit materjali, mida loomulikult peame tegema, on ju, kus saab seda nii-öelda targemaks ja koolitusi, aga kui ma mõtlen, et siis see inimene peab ka sellesse süvenema või need inimesed ju tegelikult. Võib-olla läbi vaatamegi, ma ei tea, tunde mingid materjale, et üldse aru saada, et kas või see sama podcast siin, kui ta vaatab selle ära, ta saab ju aru, et mingi probleem on ju kuskil kohas, et ma võiks võib vaadata tõesti mingi garantii asja uurida, on ju, et 2 aastat äkki polegi piisav, on ju, aga see info kätte saada, siis ta on siin juba mitu tundi arvutis praegu või telefonis vahtinud seda, mis me oleme siin mulisenud, on ju, ja teinud siis mingeid järeldusi, mingi probleem on ju. Aga nüüd ta hakkama vaata veel tunde materjali, kas ta on selleks valminud, see on väga keeruline tegelikult, et väga vähesed teevad seda, kes teevad, need muidugi võidavad 10 000 oma hoone pealt lõpuks, on ju. Et see tegelikult tasub ära, aga just see valmis oleks seda teha. See on hästi keeruline tegelikult. Aga ütleme nii, et ärme võtame klientide eest seisukohta ja hakkame minema ja äkki jõuame kuhugile. Ärme sea endal tõkkeid ja takistusi, vaid hakkame kuskilt otsast minema ja vaatame, mis saab. Ja ma siinkohal kutsun üles, et ka teisi siis vaatajaid siin, et teeme podcasti edasi, et on oodatud siis, et igaüks, kes mingit infot annab, ta räägib oma vaatenurgast jällegi ja see kõik tegelikult annab seda üldist, seda teadlikkust tõstab ja info hulka nii-öelda, et eks igaüks näeb oma nurgast seda ja hästi vajalik on see tegelikult. Kas või need samad podcastid, mis me siin istume ja lobiseme nii-öelda. Tegelikult on tore ju lobised, on ju. Ja kui keegi lõpuks vaatab ka veel toredam. Need küsimusi tegelikult ju vaata, mis me siin täna nagu õhku viskasime, et need kitsas kohad, saad aru, et nendega vaja tegeleda. Ja need tuleb, vaata, kui me välja ütleme, siis hakkad ise mõtlema. No näiteks minul tänasest sellest podcastist siin väga selgelt see pikk garantii hakkab mul peas nagu väga tõsiselt ketrama. Et kuidas seda nagu saavutada, või kas või mingisugune info, et
mismoodi teha, et lihtsalt seda, et kes tahab, et saakski. minul on üks sihuke reegel. Et ta oskaks küsida, et tootjad, paigaldajad oskaks seda teha, ettevõtted, et kui ma nagu täna ütlen midagi välja, siis see realiseerub aasta või 2 pärast, aga sa pead see nagu kõvasti välja ütlema iseendale, et see hakkaks kuidagi tööle. Et siis saad küll väga kõva ütleja. Pigem see, kui sa täna ütled, siis 10 aastat pärast realiseerub. ta on usin lihtsalt. ei, 10 aastat on liiga pikk aeg. Ei no muidugi mõned asjad küll, aga osad asjad on ikka väga pika vinnaga. Loomulikult, sõltub ju sellest, mis see teema nagu on. Kuulge, aga tõmbame siis tänase otsad kokku. Ütleme siit poolt aitäh meeldiva seltskonna eest ja toreda vestluse eest. Mina arvan, et siin meil on vaatamist ja kuulamist küll. Ja järgmist episoodideni siis. Lehvitame kõigile tegelikult. Tšau!